Tere sõbrad! Eile oli Eesti jalgpalli jaoks üsna nukker päev, sest eurosarjade konkurentsist pudenesid kaotustega sisuliselt kõik meie satsid. Ainukese lootusena jääb meil veel FC Flora, kes saab pärast oma kaotust meistrite liiga kvalifikatsioonimängudes veel korra proovida nüüd õnne konverentsiliigas. Hoidkem pöidlad pihus, et vähemalt üks Eesti klubigi kellegi tänavusel eurohooajal alistab ning liigume edasi viimaste päevade põnevamate jalkauudiste juurde nüüd. PSG tähtmängija Neymar andis hiljutises intervjuus mõista, et jalgpall meistrite liigas pole PSG-le armuline olnud. Brasiillane tõmbab paralleele Madridi Galacticotega 2000. aastate algusest. Ka Galacticot ei võitnud kunagi meistrite liigat. Meil oli väga tugev meeskond, mille eesotsas olime meie, maailma parimad mängijad, mina, Messi ja Mbappe. Me teame seda, aga ju see siis polnud nii mõeldud olema, rääkis Neymar mõned päevad tagasi antud intervjuus. Kõik 3 UEFA konverentsiliigas alustanud Eesti jalgpalliklubi, Paide linnameeskond Tallinna Levadia ning Narva Trans pidid avaringi järel kotid pakkima, sest jäid 2 mängu kokkuvõttes oma vastastele alla. Jätkata saab küll veel FC Flora, kes langes meistrite liiga kvalifikatsioonist konverentsiliiga omasse. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Marko Meerits ja Nõmme Kalju otsustasid lepingu lõpetada. Kalju teatel viib peatreener Nikita Andrejev meeskonnas läbi muudatusi, mille üheks eesmärgiks on koosseisu noorendamine. Meeritsa sõnul sihib ta uut mängupaika piiri tagant. Rootsi meedia ja meelelahutuse ettevõtte Viaplay suutis selle aasta esimesel poolaastal jääda 511 miljoni euroga kahjumisse, mille vähendamiseks plaanib ettevõtte lõpetada Baltikumi turul spordiülekannete pakkumise. Eesti Jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht ütles ERR-ile, et otsus tuli üllatusena. Meile mingit ettehoiatamist selle uudise kohta ei tulnud, rohkem infot veel ei ole, oleme sama targad, kui nende ülevaate oli, sõnas Uiboleht. Endine Manchester City vasakkaitsa Benjamin Mendy vabanes vägistamissüüdistustest ning liitus Prantsusmaa kõrgliiga klubiga Lorient. Mehe pikk kohtusaaga leidis lõppu möödunud nädalal, mil Mendy mõisteti õigeks ühes vägistamises ja ühes vägistamiskatses. Käesoleva aasta alguses teenis ta kohtus õigeks mõistva otsuse veel 6 vägistamises ja ühes vägistamiskatses. Eelmisel suvel Amsterdami Ajaxist Milano Interisse liikunud Andre Onana karjäär jätkub Inglismaa suurklubis Erik ten Hagi käe all. 27-aastane Kameruni puurivaht sõlmis Manchester Unitediga 5-aastase lepingu. Välismaise meedia teatel käidi Onana eest esimese hooga välja 51 miljonit eurot, kuid sellele võib lisanduda veel 4 miljonit. Möödunud hooajal Inglismaa Premier League'is 3. jäänud Manchester United määras põhivõistkonna uueks kapteniks portugaalase Bruno Fernandese. 16. juulil avalikustas Harry Maguire, et Erik ten Hag on otsustanud inglase teenetest kaptenina loobuda. Uuel hooajal hakkab kaptenipaelma kandma möödunud hooaja asekapten Fernandes, kes Maguire'iga samal hooajal Unitedisse 65 miljoni euro eest Lissaboni Sportingust siirdus. Arsenal ning Eesti koondise esiväravavaht Karl Jakob Hein võtsid koduklubiga ette teekonna USA'sse, kus valmistutakse järgmiseks hooajaks. Esimesena kohtuti MLS-i tähtede võistkonnaga. Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein teenis taas võimaluse Londoni Arsenali põhikoosseisus. Arsenal võitis kohtumise 5-0 ning Hein tegi kaasa kohtumise teise poolaja. Meediaväljaanne The Athletic vahendab, et endine Liverpooli star Sadio Mane on läbirääkimisi pidamas Saudi Araabia meeskonnaga Al Nasriga. Hetkene Bayerni peatreener Thomas Tuchel andis ründaja esimesel aastale Bayernis üsna jõhkra hinnangu, mis viitab aga sellele, et mehel poleks ilmselt senegaalase lahkumise vastu mitte midagi. Esimesel hooajal jäi 25 mänguga Mane arvele 7 väravat. Kolumbia koondise veteran Juan Cuadrado liitus Milano Interiga, olles eelmised 8 hooaega veetnud Interi suurrivaali Torino Juventuse ridades. Torinos tuli ta 5-kordseks Itaalia meistriks ja 4-kordseks karikavõitjaks, kuid uueks hooajaks ei teeninud ta enam lepingu pakkumist. Kevadel meistrite liiga finaalis mänginud ning erinevalt Juventusest ka uuel hooajal kuninglikus klubisarjas kaasalev Inter nägi aga kolumblases piisavalt kvaliteeti, et temaga ise aastane leping sõlmida. Koostöö sujumisel on võimalik lepingut veel aasta võrraga pikendada.
Pärast Messi, Busquetsi ning Jordi Alba klubisse toomist võib järgmiseks suurnimeks Miami Interist saada Andres Iniesta. Meediaväljaande Offsider kohaselt on poolkaitse juba Ameerika klubiga suusõnalise kokkuleppe saavutanud. Tegemist oleks taasühinemisega, millest David Beckham oma klubi jaoks pikalt tunistanud on, sest USA liigasse tuleks uut elu sisse puhuma korraga lausa 4 Barcelona legendi ning veel sellele lisaks oodatakse ka Luis Suarezi võimalikku saabumist. Ja sellega tõmbame tänasele episoodile joone alla. Kui sa seda veel teinud ei ole, siis viska meie channelile subscribe ning näeme juba peatselt taas.